olin vahepeal sunnitud kaamerat vahetama, aga jätkame siis sealt, kus esimeses osas pooleli jäime. Ja esimeses osas jõudsime me selleni, et meie poolt kirjeldatud auto, mis asus siis vaatluse alguses puust 500 meetrit paremal ja liikus vasakule kiirusega 20 meetrit sekundis liikumisvõrrandiks, saime siis kirja panna 500 miinus 20 t. Ja nüüd kindlasti on tekkinud teil küsimused, mida me selle liikumisvõrrandiga siis peale saame hakata. Ja vastus sellele küsimusele on, et selle võrrandi abiga saame me ennustada tulevikku. Tõsi, mitte küll mingisuguse konkreetse isiku tulevikku, vaid vastata väga konkreetsetele küsimustele, mis on seotud selle auto liikumisega. Näiteks võime me küsida, et jah, me teame, kus asus auto vaatluse alguses, aga küsida võime ka, et kus asub auto 10 sekundi pärast või 30 sekundi pärast. Aga saame küsida ka näiteks seda, et millal auto ühte või teise kohta jõuab, näiteks millal jõuab auto puuni või millal jõuab sama kaugele, kui ta oli vaatluse alguses, aga teisel pool puud. Ja järgnevalt vaatamegi siis seda, kuidas liikumisvõrrandi abil sellele või nendele küsimustele vastuseid leida. Panen siia uuesti kirja meie liikumisvõrrandi. Sul on see liikumisvõrrand kindlasti sama lehe peal olemas, nii et sina teist korda seda endale kirjutama ei pea. Ja püüame anda nüüd matemaatilise sisu küsimusele, kus asub auto 10 sekundi pärast. Me küsime, milline on x-i väärtus, kui see aeg ei ole mitte 0, vaid aeg on hoopis 10 sekundit. Ja olukord on siis tegelikult sarnane sellega, mida te olete korduvalt matemaatikatundides teinud, kus teie olete andnud erinevates funktsioonides väärtusi x-ile ja arvutanud y-it. Meie siin anname siis meid huvitava väärtuse võrrandis olevale muutujale t ja arvutame x-i väärtuse. Ehk siis kirjutame võrrandis t asemele meid huvitava ajahetke ja arvutame välja nüüd siis selle auto koordinaadi, kui ajahetke väärtus on 10 sekundit. 500 miinus 20 korda 10 ehk 200. Vastus on 300 meetrit. Kuna siin ees on pluss, siis võime öelda, et see auto asub 10 sekundi pärast 300 meetrit puust paremal.
noh, ja kui me tahame teada, kus asub auto 30 sekundi pärast, siis paneme siinsamas liikumisvõrrandis sellele t-väärtuseks 10. Nii et 500 miinus 20 korda 30, ja me saame vastuseks 500 miinus 600 ehk siis miinus 100 meetrit. No ja see miinus siin ütleb, et selle auto asukoht on siis 100 meetrit puust vasakul. Nii, aga meil on veel 2 küsimust vastata. Ja tegelikult olete te ju ka matemaatikatunnis tegelenud vastupidise arvutamisega, ehk siis olete andnud väärtusi x-ile ja, y-le ja otsinud siis x-i väärtust. Ja täpselt seda sama teeme me 2 järgmise küsimuse puhul, ehk siis me otsime aega, kui x-il on, eks ole, konkreetne väärtus ja eks ole, kuna meie see puu on taustkehaks ja taustkeha asub siis tavapäraselt koordinaatide alguspunktis, siis meie otsime seda ajahetke, kui selle auto koordinaadi väärtus on võrdne 0, ehk siis millise t-väärtuse puhul on x 0. Ja eks ole, kirjutamegi siis selle x-i asemele meid huvitava väärtuse ehk 0 ja me saame võrrandi selle aja leidmiseks. Tegemist on lihtsa lineaarvõrrandiga, mida te olete matemaatikatundides korduvalt ja korduvalt lahendanud. Ehk siis kui me 500 jagame 20-ga, siis saame vastuseks 25. Nii et vaatluse algusest 25 sekundi möödudes on see auto jõudnud puuni. Ja teisele küsimusele vastamiseks teeme läbi siis samasuguse protseduuri, eks ole, nüüd 500 meetrit teisel pool puud tähendab, et selle x-i väärtus on -500 ja meie otsime sellele vastavat teed. Eks ole, -500 on siis võrdne 500 miinus 20 teed. Eks ole, viime teega liikmed ühele poole ja ilma teeta liikmed teisele poole, eks ole, -500 saab +500 ehk siis 500 + 500 siia poole jääb 1000 ja kui me nüüd selle 20-ga jagame, siis saame vastuseks 50 sekundit. Nii et me kasutasime seda liikumisvõrrandit siis
4 küsimusele vastamiseks, ehk siis kus asub auto 10 sekundi pärast. Saime teada, et 300 meetrit paremal. Kus 30 sekundi pärast saime teada, et 100 meetrit puust vasakul. Siis me küsisime, et millal jõuab auto puuni ja saime teada, et see juhtub 25 sekundit pärast meie poolt kirjeldatud olukorda ja millal jõuab auto siis 500 meetri kaugusele teisele poole puud, siis arvutused näitasid, et see on 50 sekundit pärast seda, kui meie vaatlema asusime. Aga liikumisvõrrandi abil saame me ka tuvastada, milline on keha asukoht ja liikumine vaatluse alguses. Nii et olgu meil siis nüüd teine auto veel ja olgu selle auto liikumisvõrrand pandud siis kirja meil sellise avaldisena nagu -200 pluss 10 teed. Ja küsime, kus asub ja kuidas liigub see auto vaatluse alguses. Nendele küsimustele vastamiseks ma kirjutan siia konkreetse auto võrrandi kohale nüüd selle liikumisvõrrandi üldkuju ja ma näen, et võrrandi vaba liige ehk siis see liige, millel ei ole muutujat tee küljes, näitab mulle algasukohta ja lineaarliikme ehk siis selle teega liikme kordaja näitab mulle selle auto algkiirust. Nii et kui me nüüd vastame küsimusele, siis eks ole x0 selles teise auto liikumisvõrrandis on -200 ehk siis miinus ütleb, et see auto asub sellest puust 200 meetrit vasakul ja selle lineaarliikme ehk siis teega liikme kordaja ütleb mulle, et selle auto kiirus on 10 meetrit sekundis ja kuna siin ees on plussmärk, seda plussmärki muidugi ei pea kirjutama, siis see plussmärk ütleb, et see auto, mis asub siis 200 meetrit meie taustkehast ehk puust vasakul, liigub kiirusega 10 meetrit sekundis paremale. Nii et kui me nüüd tahaksime seda autot siia joonisele kanda, meile ta hästi ei mahu, siis eks ole, see auto asub 200 meetrit paremal, vasakul tähendab, vabandust, ja liigub kiirusega 10 meetrit sekundis paremale. Nii et selle auto asukoha ja liikumise tuvastasime me siis puhtalt ainult tema liikumisvõrrandi abil. Aga pildilt on näha, et need kaks autot liiguvad teineteise poole ja
ja sellest tulenevalt võib meil ju tekkida küsimus, et aga äkki need autod põrkavad kokku. Kas me suudame ennustada seda, kus ja millal see juhtub? Ehk siis esitame lõpetuseks küsimuse, kus ja millal autod kohtuvad. Ma teen nüüd sellesse meie esimesse liikumisvõrrandisse väikese täienduse. Ma lisan siia juurde indeksi 1, ehk see on siis selle esimese keha liikumisvõrrand ja teise keha liikumisvõrrandis oli juba see X2 siia kirja pandud. Ja nende kahe liikumisvõrrandi abil me saame tõepoolest esitatud küsimusele vastata. Nii et kui esimese auto liikumisvõrrand oli X1 võrdub 500 miinus 20t ja teise auto võrrand oli siis miinus 200 pluss 10t, siis me peaksime selle küsimuse, kus ja millal autod kohtuvad, eks ole, aga nad kohtuvad ju siis, kui neil on sama asukoht ehk neil on sama koordinaat. Ehk siis me otsime ajahetke, kus autodel on sama koordinaat. Ehk ma olen nüüd matemaatika keeles pannud kirja selle küsimuse, et kus ja millal nad kohtuvad. Küll tõsi, millal ja kus nad kohtuvad. Ehk siis küsime kõigepealt, millal on nendel autodel sama koordinaat ehk sama asukoht. Nii nagu matemaatikas ikka, kui mingisuguse avaldise vasakud pooled on võrdsed, siis on võrdsed ka paremad pooled. Nii et ma panen siis need kaks liikumisvõrrandi paremat poolt omavahel võrduma ja teen jälle samad liigutused, nagu ma tegin eespool, ehk siis tõstan T-ga liikmed ühele poole ja jätan siis ilma T-ta liikmed teisele poole. Ja eks ole, tuleb nüüd jagada 30-ga ja T-väärtuseks saame siis 730, mis kahjuks ei ole väga täpne, vaid see on siis 23,333 sekundit. Kes nüüd tahab juuksekarva lõhki ajada, siis eks ole 23 ja 1/3 sekundit. Nii et me oleme saanud vastuse küsimuse ühele poolele, teisele poolele ehk millal need autod kohtuvad. Me tuvastasime, et nad kohtuvad 23,3 või täpsemalt veel 23 1/3 sekundit pärast meie poolt kirjeldatud vaatluse algust. Aga nüüd on ju
peame me siis küsima, et kus asub esimene auto 23,3 sekundi pärast ja kus asub teine auto 23,3 sekundi pärast. Ja kui me oleme arvutanud korrektselt, siis me peaksime saama ühesugused vastused. Ehk siis T on 23,33 sekundit. Milline on X? Ja tegelikult ei tohiks vahet olla, kas me otsime X1 või otsime X2. Teeme siis selle arvutuse. 500 miinus 20 korda 23,33. No, kuna see 23,33 on ümardatud, siis ümardame ka selle vastuse, see on siis 33,4 meetrit, ehk see on siis 33,4 meetrit sellest puust paremal ja vaatame, kas ka teisele tuleb meil sama vastus, eks ole. Ja ka siin paneme siis aja väärtuseks 23,3. No siin nüüd juhtub selline lugu, et vastuseks tuleb 33,3 meetrit. Aga kui me nüüd kasutaksime selle 23,33 asemel seda 23,1/3, siis me saaksime, eks ole, täpselt ühesuguse vastuse. Ehk kui me neid sentimeetreid siin nii väga taga ei aja, siis võime öelda, et see kohtumispaik asub siis umbes 33 meetri kaugusel sellest puust paremal. Ja ma loodan, et nüüd, kus sa tead, mis asi on liikumisvõrrand ja kuidas seda kasutatakse ja kuidas liikumisvõrrandite abil leitakse kehade kohtumisaega ja paika, ei teki sul küsimust, kui sa mõnes kas siis teadusportaalis või sagedamini Kõmu-portaalis näed pealkirja, et mingisugusel kuupäeval võib mingisugune asteroid põrgata maaga. See arvutuskäik, mida teadlased teevad, on siis põhimõtteliselt sama, ehk nad otsivad siis seda ajahetke, kus maa ja asteroidi koordinaadid langevad ühte, aga loomulikult need võrrandid, mida teadlased kasutavad, on hoopis keerulisemad kui need, mille abil meie teiega autode kohtumisaega ja paika otsisime.